Sinu intro. Ei tead, tee ise. Tere hommikust, päevast ja õhtust, armas Suvariigi kuulaja. Minu nimi Märt Belkin. Tere, mina olen Ain Vaida. Ja see on Suvariik. See on Suvariik. See on Suvariik. See on Suvariik. Tuju on hea, tunne on mega. Mis nädala jooksul juhtunud on, kodanik Märt Belkin? Kuule, mul on igasugu asju, mul on uued prillid ja siis ma loen... Mis veel uus on? Ma loen siin ühte uudist praegu, ma vaatasin selle nädala Postimehena on ilmunud üks huvitav uudis. Postimehe majandustoimetust asub juhtima Märt Belkin, ütleb see lugu. Alates 9. juunist asub Postimehe majandustoimetuse juhatajana tööle Märt Belkin. Siin on kirjas väga palju selle kohta, et mida siis Belkin on varem teinud. Mõnda kohta ei ole kirjas, näiteks seda, et ta on töötanud ka Äripäevas ja avalikus sektoris, seda ei ole mainitud, aga mõned töökohad on ära loetletud. Ja siis öeldakse, tugevdame Postimehe majandustoimetust kogenud ajakirjaniku, kellelt ootame värskeid ideid ja tugevad majanduslugusid, sest majandusteema on Eesti ajakirjanduses üha olulisem, ütles Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi. Ma ei tunna küll seda menda, aga mul on millegipärast tunne, et see on kuidagi relevantne meie podcasti kuulajale, eks ole. Mina olen ikkagi siin kodanik nii-öelda. Kodaniku rollis olen siin podcastis, aga jah, kuidas siis kommenteerida? Mõned mu lemmikasumid on küngastel. Tegelikult lihtsalt kuulajal võib olla küsimusi. Mis juhtus? Tegelikult juhtus see, et töötasin Eesti Ekspressis, seal oli imeline töötada. Seal on suurepärane tiim ja ma sain väga ägedaid asju teha. Aga siis tuligi üks selline nagu huvitav pakkumine ja ma pidasin hästi paljud inimestega nõu ja mõtlesin selle peale ka, et mis ma ise tahan teha, kuhu suunas areneda ja siis ma mõtlesin, et sellist juhtimise poolt proovida. Ma olen seda nagu natuke teinud, aga mitte niivõrd suurel määral ja et ma tahaksin seda hullult teha ja kõige rohkem ma tahaks võib-olla noorte ajakirjanikega koos töötada ja neile kogemusi jagada. Ja majandusuudistest ma kunagi olen tulnud ka. Ja Postimehe puhul, seal on võib-olla mingisugused küsimused seoses sellega, et Postimehe arvamustoimetusel on selgelt maailmavaade. Minu maailmavaade on ikka minu maailmavaade. Ja mina jään selle mõttes iseendaks ja ma lähen konkreetselt tegema majanduslugusid ja loodetavasti hästi. Ja ma tean, et nagu sul on ka see näiteks, et sa Postimehest ise ideoloogilistel põhjustel ei loe, ei telli, eks? Minu arust see on okei. Ei pea ka, aga samal ajal ma näen, et ka Postimehe lugeja väärib seda, et majandusuudis, kui selline on nagu hea ja ma loodan sellele kaasa aidata. Ja ma mõtlen niimoodi ka kusjuures, et tegelikult ma saatsin rääkima ühe välismaise kolleegiga ajakirjanikuga, rääkima konkurentsist ja siis me jõudsime selleni, et jah, et muidugi on nagu konkurents ettevõtete vahel on eriti. Aga ajakirjanike vahel see konkurents on siuke mitte nagu kuri, vaid see on tegelikult innustav asi. Kõigil sama eesmärk olukord ju. Just, et me oleme tegelikult nagu üks asi, meil on kõigil üks huvi, ehk siis nagu põhimõtteliselt teine demokraatiat, teha häid lugusid, viia lugejateni teadmine sellest, mis päriselt toimub, aru saama erinevad perspektiivid, lahti mõtestada maailma. Ja see konkurents tegelikult nagu innustab ajakirjanduses, et kui sa tead, et sul on näiteks konkurent, kes tegeleb sama teemaga või kes võib jõuda sama teemani, siis see innustab ennast paremini tegema, paremini otsima. Ja kõige olulisem on see, et kui ka mõni konkurent teeb mõne siukse asja, mille peale sa isegi ei oleks tulnud või jõuab sast ette või midagi siukest, siis sul on tegelikult hea meel. Sa saad targemaks ja sul on hea meel selle üle, et mingi asi on nüüd paljastatud ja nii edasi. Ja ma mõtlengi, et ajakirjanduses üldiselt on hea see, kui on mitu tugevat meediaasutust, kus tehakse majanduslugusid, muid lugusid, igasuguseid lugusid. Aga ühesõnaga, et varem on seda podcasti teinud koomik Ain Vaida ja kodanik Märt Belkin, siis juunist teevad podcasti koomik Ain Vaida ja keskastme juht Märt Belkin.
sõna keskastme juht on minu jaoks kuidagi solvav, ma ei tea miks, kuidagi offensive. Mingi keskastme juhtide kooli konverents tuleb. See on ülinaljakas, ma järsku nägin kuskil Delfi bänneris või asjas mingit reklaami, et ongi mingi aasta keskastme juhi valimine ja mingid siuksed asjad, nagu reaalselt neil on mingi oma keskastme juhi kultuur. See on tegelikult väga hea, et on. Ei, see on armas, see on lihtsalt naljakas. Ma leian, et see on väga naljakas lihtsalt. Mina olen sulle privaatselt öelnud enda arvamuse sellest ära ja seda ma kavatsen öelda kõigile inimestele, kes tabavad mind purjus peaga. Aga selleks on vaja luua teatud olukord, kus ma olen ära joonud vähemalt 1,7 jooki ja siis ma ütlen kõigile, kes küsivad selle täpse 4 sõna, mis ma ütlesin sulle, mis ma arvan on kõige parem, mida ma... 5 sõna. Oleneb, kas see algab Märt on või Märt Belkin on? Ma võin niimoodi ka öelda, jah. Ma mõtlesin nagu sa oled, aga ja. Aga tead, seda kaine peaga ei ütle. Naljakas. Aga elu on valikuid täis ja ma soovin sulle edu. Ma soovin sulle päriselt ka edu selles asjas ja Postimeest ma ei kavatse ikka tellida. Mis on fine. Mis on fine. See mõttes ma kavatsen tegeleda oma asjaga, nagu see mõttes nagu majandusuudistega, ma kavatsen seda teha hästi. Väga hästi. Ma loodan. See on äge. Ja ma olen excited ja ma olen mega excited ka Ekspressi üle, kus on kõige parem uuriv tiim seal ja Delfi meedia uurivas üksuses ja see on amazing ja mul on ma tean, et ma jään ma juba poole kohaga igatsen ka oma kolleege, olemata sellest, et ma töötan nendega veel koos. Sul on veel natuke aega vist jäänud, jah? Just, aga igatahes lihtsalt, et kui on küsimus, mida see podcasti jaoks tähendab, siis selles mõttes absoluutselt mitte midagi. Et siin podcastis ma olen ise, see on praegu nagu natuke siuke character break, eks ju, sest et minu jaoks on alati olnud hästi oluline, et ma ei ole siin podcastis ajakirjanik ega oma tööandja, ma olen lihtsalt nagu inimene, ma hoian neid nagu 2 asja lahus, ehk siis ma viitan, kui te olete tähele pannud oma lugudele, kui anonüümseks jääda sooviv ajakirjaniku asjadele, sest et ma siin, me teeme siin ikkagi huumorit ja kõike muud sarnast, me räägime aega oma mõtetest ka, aga me ei pretendeeri kuidagi mingile objektiivsele tõele, mina ammugi mitte. Et see on mingi täiesti eraldi asi, ma olen siin, tõesti, ütlen oma mõtteid. Ajakirjandust tehes minu mõtted ei ole esmatähtsad, vaid seal on ikkagi, mida saab tõestada, mida saab näidata, ma ei kirjuta arvamusartikleid ega muud sarnast, et hoolimata sellest, et ma ise võin arvata, et üldiselt nagu näiteks sotsiaaldemokraatlik maailmavaade on õige, siis see ei tähenda seda, et kui sotsid teevad midagi halvasti, siis ma ei kritiseeri neid või et ma kuidagi oleks vaenulik mõne teise erakonna suhtes või midagi sellist, vaid ma ikkagi, kui on mingisugune poliitiline algatus näiteks, siis ma vaatan plusse miinuseid, kas on vaja kritiseerida, ei ole vaja kritiseerida, kes mida arvab. Sa rämblid praegu ära üldse põe. Jaa, ma lihtsalt ühesõnaga ütlen, et mina ikka ja podcasti teeme ka edasi. Jah, kuule, aga räägime veel inimestest, kes on läinud ühest kohast teise. Ma räägin muudest asjadest ka, mis mul sellel nädalal toimusid. Ma sain uued prillid. Mis su miinus on? Tundub palju? Mul on nüüd, mul on äkki -8,5 ja -8. Selge. See oli varsti legaalselt pime. Mul on vist siuke case, et kui ma oleksin, keegi ütles mulle seda kunagi, ma ei tea, kas see on müüt või legend või midagi siukest, aga ma saan aru, et kui ma oleksin naisterahvas, siis ma vist ei tohiks sünnitada naturaalsel teel või et see võib olla mingisugused takestused, sest et see pingutus võib mõeldaks jätta või midagi. Aga kui ma seda ütlen praegu, siis see kõlab väga nagu mingi linnalegend, mida keegi mulle kunagi ütles ja mida ma arvasin, et see on tõene. Me ei kavatse ka fact-checkida seda. Ei, me ei kavatse seda fact-checkida, aga kui armsad inimesed tahavad seda teha, siis... Kui mõni meditsiinis olev kuulaja kuulab, siis andke meile teada, kas see on tõsi, et alates -8 ei saa sünnitada. Tundub huvitav küsimus. Minu elus on toimunud, Paul Nusik on paranemise teel ja ma pean talle iga päev tableti panema kurku 2 korda päevas ja tead, mis iga päevaga läheb raskemaks, mis on positiivne.
sest ta on vitaalne, elujõuline kass uuesti, aga tead mis, jube tüütu on see tableti kurku surumine, nagu ta saab antibiotsi, siis ta saab probiotsi ja siis ta saab mingeid muid asju ka ja ta on ikkagi elujõus kass. Ja kui sa tahad toetada Paul Nusiku paranemiste teekonda, siis mine vaata ainvaida.ee ja tule showle, tule päriselt ka showle. Ainvaida.ee huumorita teeb. Okei, huvitav lauluke, väga armas, ainvaida.ee, seal saab crowdwork show'd, mis ei ole pask, see on väga palju lubav. Mari Volar päriselt üks paremaid crowdworkijaid, keda ma olen näinud, tuleb Eestisse, mina teen ka spoti ja siis 9. näeb seda, kus Rene Paul mängib klaveril saadet, elab kaasa, teeb bitte kaasa nagu klaveri peal musikaalselt ja koomikud tulevad, räägivad nalju samal ajal, sellist asja ei ole keegi kunagi varem teinud, võib-olla ei tee ka kunagi uuesti. Kas see on seesama Rene või? No Rene Paul, jah. Mis Rene? Kas see on seesama Rene, kes on... Kaisa Linktingi Rene, jah. Täpselt, Kaisa Linktingi Rene. Jah, just. Ja see on, ma arvan, üks väheseid, kui mitte ainus võimalus mind Tallinnas näha enne mine, sa tea, augustit või midagi. Ma arvan, et ma rohkem vahepeal suvel ei tee selliseid asju. Nii et tulge kurat kohale. Ma saan aru, et ei taha maikuus tuppa tulla, aga tulge kohale. Tulge muidugi, issand jumal. Ma ütlen tulge, sellepärast, et ma võib-olla tulen ise ka, aga ma ei tea. Jah, Mari Volarit või Rene Pauli vaatama. Jah, Mari Volar, Ann Vaida, Rene Paul, kõik ja head inimesed. Teisi koomikuid on veel. Ma isegi ei ütle, kes need on, aga neid on veel. Tulge vaadake. Jah. Ja tehke seda ainvaida.ee. Ainvaida.ee head huumorita teeb. Väga armas. Ain Vaida. Räägime muidu uudistest ka või? Ja räägime, palun, jah. Kas sa soovid alustada või ma alustan? Mina olen ikkagi sündinud ja kasvanud Keilas. Ja Keilas on aset leidnud paleepööre. Ossa vana. Keilas on olnud 13 aastat järjest linnapea Enno Fels. Kui ma ei eksi, minu meelest oli 13 aastat. Enno Fels on reformierakondlane. Mis sa naerad? Enno Fels kõlab nagu mingisugune Von Focki tegelane, aga okei. Jah. Enno Fels alates 2012 aastast Keila linnapea. Ja Keilas on üleüldse, Keila on selles mõttes huvitav, et ta on pidevalt olnud Reformierakonna ainuvõimu all. Täpselt nagu Maardu Tallinna külje all. Ei, Keila ja päris mitu kuldse-ringi, Tallinna ümber kuldse-ringi valdasid on ju tegelikult konstantselt Reformierakonna kantsid olnud. Keilas on samuti olnud ja viimane volikogu ka, mis on nüüdseks varsti peaaegu 4 aastat olnud, on ka olnud Reformierakonna ainuvõimu all. 11 kohta 21 on Reformierakonna omad, aga nüüd Enno Fels astus tagasi. Mõnda aega tagasi juba ta ütles, et ma astun varsti tagasi. Fell. Ja... The government of Fells. Ja miks ta seda tegi, ei ole vist... Ma ei tea, kas ma olen lugenud kuskilt ametlikku põhjust, miks ta seda tegi. Minu loogika ütleb, et konjunktuur oli lihtsalt tema vastu, et kõik said järsku kogu linn sai korraga Reformierakonna peale pahaseks. Seal oli mingi terroreid ja prügi ei osatud ära viia ja siis läks 10 korda kallimaks prügivedu ja siis selgus, et mingi tüüp susserdab oma enda vennale mingit nõukogu kohta, mille eest saab mingi mitu tuhat eurot kuus palka ja whatever. Kõik olid Reformierakonna peale pahased. Fels astus tagasi ja siis hakati valima uut reformierakondlasest linnapead. 11 häält versus 10 häält, kõik on kohal. Ja Reformierakonna ainuvõimuga linnas valiti uueks linnapeaks sotsiaaldemokraat. Mida viina? Ehk siis kuskil on üks reformierakondlane, kes on reetur ja nad ei tea, kes, sest see oli salajane hääletus. Aga seal on nagu see huvitav aspekt on see, et linnapea valiti ära, see on salajane hääletus, aga linnavalitsust ei moodustatud, see ei ole enam salajane. Ehk siis nad ei tea, kes see selle kübara triki tegi ja valis teise poole kandidaadi ja pärast ei kinnitanud neid. Mul on tunne pilti vaadates, kui sa otsid pilti nagu Keila, Anneli Pärlin paned sisse, siis pildi peal see Anneli, kes ära valiti linnapeaks, on ise ka nagu natuke üllatunud näoga, et the fuck just happened. Ise ei saa ka aru.
aga talle anti need lilled, mis olid mõeldud sellele reformierakondlasele Maretile ja nii edasi. Aga nüüd on võimuvaakum, sest tal ei ole valitsust, aga ta on linnapea. Ja see on huvitav, ma tõin ühe kohaliku uudise sellest, kuidas Reformierakonna rivid ei ole sirged. Jah. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui poliitmahinatsioon väikses kohas. Täpselt, see on hästi põnev, sest see on kohalik... Keelamaa Fells on, ma nimetan seda laulu. Kohaliku tasandi poliitika on selles mõttes pull, et see on Narvas käib ka kogu aeg edasi-tagasi, on ju. Aga Narvas nad on ausad sellega, et ei, ma vahetangi parteid iga natuks aja tagant, on ju. Seal on lihtsalt see, et kuna see on salajane hääletus, siis me ei tea, kes seda tegi ja me ei tea, miks ta seda tegi. Ja see on mingi veider Reformierakonna sisetüli väljapaiste, mida me näeme ja see on fun. Ehk siis järgmine linnapea kandidaat on see, kes hääletas vastu, et saada ise linnapea kandidaadiks Reformierakonna poolt. Muide kohalikest valimistest rääkides, siis üks teema, mida me ei ole veel arutanud, võib-olla põgusalt võiks korra arutada, on vaata see initsiatiiv, et praegu räägitakse läbi seda, et kas peavad edaspidi elama inimesed, kes kohalikel valimistel kandideerivad või mingid ametid saavad, kas nad peavad elama nendes valdades rahvastikuregistri järgi. Sellepärast, et praegu on tüke skeem, et inimesed kirjutavad ennast kohati sisse mingitesse saunadesse või korteritesse umbes samamoodi nagu kunagi oli selleks, et saada Gustav Adolfi gümnaasiumisse, siis sa kirjutasid ennast mingisugusesse suvalisse kuuri vanalinnas, eks ju. Mitte kunagi, vaid ikka veel tehakse. Ikka veel tehakse, jah. Inimesed ostavad reaalselt korteri vanalinna, et laps saaks minna kooli ka, mis on nagu, siis sa kolidki sinna, on ju, see on nagu päris. Sellest just oli lugu ka, kuidas keegi kolis umbes vanalinna, et laps saaks sinna kooli minna ja siis ta jäi välja, sest teised olid oma kuuri sisse kirjutanud aasta varem ennast, on ju. Tegelikult sõidavad Piritult kohale, mina ei tea kust. Et selliseid, aga poliitikutel sama case praegu on. Jah, et pigem, kas sa tead, kas Jevgeni Osnovski elab Tallinnas ise? Jaa, elab küll, jah. Okei. Kõlvart vist... Elas Maardus või kuskil. Maardus, jah, et Tallinna lähedal külje all. Aga ta andis intekaid oma enda kodust, vaata, ja keegi ei öelnud tollel hetkel üldse, et kuule, aga see ju on ju, ei peaks nii olema. Aga et ju tal on ka kuskil, tal on kuskil oma mingi korter Tallinnas, siis kus sa oled. Minu meelest see on kaks asja. Esiteks, päris paljudel eestlastel ongi kaks erinevat kodu. Umbes suvekodu ja talvekodu ja mingid siuksed asjad on ja kui sul üks on ju kui Rakveres ja teine on Tallinnas, ma ei tea, kas sa siis nagu kirjutad ennast ümber pool aastat enne valimisi või mis see nagu lahendus on, ju. Et nagu minu meelest poliitik võiks olla sealt pärit, kus ta kandideerib, aga ma saan ka aru sellest, et mis on nagu põhjendused, miks see ei ole nagu relevantne. See on hästi siuke keeruline, tekitab mul nagu kahte emotsiooni. Ühest küljest väga paljud poliitikud ütlevad seda, et aga tegelikult kui me jätame korraks Tallinna kõrvale, kui me räägime sellest, mis on case, reaalne on see, et vallavanemad ei ole ise valdadest pärit, eks ju. Ja... Hästi palju, jah. Väikestesse valdadesse pannakse tihtilugu, selliseid profimaid, kogenumaid vallavanemaid niikuinii. Ja seda ka, aga vahel pannaksegi just kedagi, kes hakkab nagu õppima, kuidas valitseda. Et siis sa panedki kõigepealt väike valda ja siis Pärnusse ja siis ootad edasi. No näiteks Lauri Läänemets on väga hea näide. Väätsast, jah. Just, et ta ise ei ole sealt pärit, eks? Piritult pärit. Just, ja ka ta... kutsuti sinna, seal oli pikka aega olnud sotsid, siis ta kutsuti sinna, mõeldi, et oleks hea järglane, suured kingad, aga seal ta nagu õppis ja siis kasvas. Jaa, aga vaata, vallavanem kui selline ju ei osalegi valimistel. Paljudes kohtades ja mitte, aga mingil hetk tähendab, kui sa tuled vallavanemaks, siis jah, aga järgmine tsükkel sa ikkagi võiks ju kandideerida. No, aga siis sa juba elad seal nagu nii. Nojah, see on tõsi. See on tõsi. Aga igatahes, et seda on öeldud, et tegelikult lõppkokkuvõttes kohalik kogukond otsustab, kas ta usaldab või ei usalda mingit inimest, nii et miks seda paberit siis jahtida. Ja sest ma nagu saan aru sellest kõigest, aga mingi tunne või taju on, et aga siis kaovad ju kõik piirid ära, et praegu on nagu see, et aga miks meil see reegel on, kui kõik nagunii sahkerdavad, on ju, et siis Sest Tallinna puhul mul on ka see tunne kohati, et vaata üks skandaal oli, kus üks Keskerakonna saadik ei jõudnud ennast ümber registreerida õigel ajal Tallinnas ja nii edasi. Et tegelikult tallinlasena mul vaata
vaata, mäletad, me kunagi rääkisime sellest Koit Toome asjast, kuidas Koit Toome oli, miks ma ei saa Tallinnast kirjutada ja me ise ka tegime neile sellele, et aga Koit Toome, sa ei ela Tallinnas, sa ei ole Tallinna elanik. Ta ei ela Tallinnas. Et sa oled tegelikult, su maksud ja kõik muud asjad lähevad lähivalda ja jah, sa käid Tallinnas oma autoga nagu potentsiaalselt kihutamas, aga sa tahad öelda tegelikult meile tallinlastele, kuidas me oma kodu kujundame. Sa tegelikult käid külas meie juures, selles mõttes. Jah, me vaatame kõik Tallinnat ja ka Tartut ja Pärnut keskusi. Me vaatame nagu teise pilguga, et nad justkui kuuluvad kõigile, aga tegelikult see on, mina olen põhimõtteliselt peaaegu et elupõline kesklinlane. Ma kunagi mõtlesin, et ma proovin väikeses kohas ka elada, aga Tartu ei sobinud mulle. Väike nali. Väike killuke. Jah, väike killuke. Ja elasin ka 2 aastat vist Männikul, ehk siis Nõmme linna otsas. Muidu ma olen kesklinn born and raised. Ja see on nagu tõesti minu kodu ja mulle nagu läheb korda, kuidas see elukeskkond on ja mulle hullult meeldib. Ja siis see on natuke imelik, vaata, kui inimene, kes ei ela igapäevaselt seal kujundab seda ümber, sest et tal on võib-olla teistsugused huvid, võib-olla ta tahab kiiresti sõita, aga näiteks, mina tahan jalutada näiteks. See on ka põhjus, miks ma elan kesklinnas, et mulle rängalt meeldib jalutada. Aleksandr Popov, kes ei ela minust väga kaugel, meile mõlemale meeldib jalutada, me mõlemad jalutame palju ja ma usun, et Popov oleks nõus, et nagu, tore on jalutada ja see on üks põhjuseid, miks on hea elada kesklinnas. Ja automees tahab sõita autoga kiiresti. Aga vaata, lõppkokkuvõttes minu meelest teiselt poolt ongi nagu see, et aga kui sa kandideerid ja kui sulle antakse see hääl, et siis sul on nagu sul on kohustus seda kasutada. Või siis alt vedada oma valijaid. Vaata, meil ei ole kombeks ka küsida väiksemates kohtades võib-olla küll, et mis on teie seos selle kohaga ja nii edasi. Inimesed ikka tunnevad huvi, on ju. Aga Tallinnas meil ei ole kombeks küsida, et aga kas sa oled siis tallinnane või mitte, sest justkui nagu kõik inimesed tallinlased ja paljud samas kunagi ei ole ka. Kas sina oled elupõline tallinlane? Ma just alustasin sellest, et sa oled Keilast. Õige. Ülikooliks tulin Tallinna ja siis olen olnud, aga nüüd ongi varsti nagu peaaegu 50% elust olen nagu Tallinnas olnud. Mitte päris, aga varsti mingi aja pärast olen. Ma mõtlengi näiteks, meil on sarnased perspektiivid, aga samal ajal ka natuke erinevad. Ma ütleksin. Me oleme mõlemad tallinlased. Ma ei ütle, et ma olen rohkem ja sina ka reaalselt elad jätkuvalt Tallinnas. Ja nagu ma olen ju olnud Tallinnas elanud, ma arvan, siis mingi 12-13 aastat umbes praeguseks. See on väga palju tegelikult. Et selles mõttes ikka tallinlane, ma arvan, jah. Aga ehk siis ma arvan, et ma saan nagu aru, miks see tekitab minus seda emotsiooni, et see tundub kuidagi vale, aga ma tegelikult arvan, et see on suva, kus see inimene sisse kirjutatud on. Ma nagu, mul on veitsa suva, et kui valija on sellega millegi tõttu nõus, siis valija on sellega millegi tõttu nõus ja me väärime neid inimesi, keda me valime. Ja nii see ongi lihtsalt. Ja vaata, me rääkisime enne ka sellest, et kuidas me selle nädala tegime. Mina eile tellisin Woltist Hesburgerit. Mul oli siuke kerge pohmellilaadne seisund, mis ei ole, ma ei olnud tarbinud ühtegi ainet, aga ma lihtsalt olin kella 1-ni õues ja siis ärkasin ikka kell 8. Nii et ma olin alamaganud ja siis ma tundsin ennast samamoodi nagu kunagi oli pohmell ja siis ma mõtlesin, ma võtan Hesburgerist burgerit Woltist. Ja mul on tunne, et sama üritas teha Toomas Hendrik Ilves. Tal oli kõht tühi ja tahtis Woltist purksi tellida, aga ta ajas Woltit sassi. Sellepärast, et eile teatas mulle seni täiesti tundmatu poliitiline erakond Volt Euroopa, former president of the Republic of Estonia, Toomas Hendrik Ilves joins Volt. Ta liitus mingi Fringe parteiga, ma saan aru. Jah, ta liitus Fringe parteiga ja ma kujutan ette, et see reaalselt nagu see, et aga ma tahtsin lihtsalt öelda, et see on hea äpp. Tahtsin äppi alla tõmmata ja registreerisin ennast ära ja joined Volt. Sooduskood oli ka. Ma nägin ka seda uudist ja ma olin täpselt samamoodi segaduses, et oota, mis asi see üldse on ja see ongi mingi föderalismi taotlev Euroopa partei. Ja ma ei tea, kas ja kes neil on kohalikul tasemel nagu parteid on ju, sest Euroopa parteid on siis siuksed parteikogumid, mis siis on igas riigis on oma mingi esindus või midagi sellist. Kas Eestis sellist neil on, ma ei kujuta ettegi, aga jah,
Toomas Hendrik Ilves Euroopa föderalist, mis ei tule kellelegi üllatusena, ma arvan. Ja see on, ma tahan rääkida natuke sellest parteist, sellepärast, et tegelikult see ajab mind päris närvi. Ahaa! See on ta on rõhutatud tsentristlik partei, mis ajab hästi palju sõnavahtu. Ja see on, neil võivad olla nagu relevantsed poliitilised ideed, need mõtted võivad olla toredad, aga see jääb mind närvi sellepärast, et see tundub nagu siuke kergelt ideoloogia vaba, teeme asju õigesti tsentristlik ettevõtmine, mis on nagu poliitika tegemine niimoodi, et sa väldid poliitika tegemist, Vaata. Jaa. Eesti 200 oli kunagi natuke see probleem minu jaoks, et nad ei teadnud täpselt, mida nad tahavad ja selle tõttu neil oli tõsine probleem, sellepärast, et neil ei olnud seisukohti ja positsioone. Nad hoolimata sellest kujundasid reaalselt endale ikkagi mingisuguse näo, eks ju, et umbes Susu visati põhimõtteliselt erakonnast välja ja nii edasi ja nad valisid selle, et nad on neoliberaalne parempoolne erakond, eks ju. Kuigi neil on nende positsioonide kujundamisega on ikka raskusi, aga ideoloogia enam-vähem on paigas. Sest ideoloogia mitte omamine on laisk. Sa ei saa olla tegelikult ühe teema erakond, kui sa tahad olla relevantne ja tõsine. No kui sa ei tee projekti põhiselt just. Just. Ja siis on Volt Euroopa. Lihtsalt nagu, Toomas Hendrik Ilves on ju. Postimehes kirjutab Liisa Ehamaa sellest Ilvese otsusest. Ja näiteks Ilves selgitab seal, et miks ta teeb seda otsust. Ta ütleb, et Euroopal seisavad ees hoopis teistsugused väljakutsed kui varem, ehk siis Venemaa täiemahuline kallaletung Ukrainale ja USA muutunud suhtumine Euroopasse seab kahtluse alla transatlantilised suhted. Ta teatab asju nagu Euroopa peab looma üle-euroopalise kapitalituru, mis võimaldaks samasuguseid investeeringuid, mis on viinud USA tehnoloogia vallas maailma tippu. See on tõsi. Ja siis ta ütleb, et suuremat tähelepanu tuleks pöörata tehisintellekti arendamisele ning tarvis oleks ka ulatuslikke reforme. Ja ta ütleb, Euroopa vajab strateegilist Zeitenwendet, ajastu muutust. Kõigis valdkondades, kaitses, välispoliitikas, rahanduses, ühisturul, innovatsioonis, tehnoloogias, energiapoliitikas ja otsustusprotsessides. Ja et inimõigused, õigusriik, vabadused ja nii edasi. Need on kõik toredad mõtted, aga vaata, siin on see Toomas Hendrik Ilveslik. Täpselt, mis see idee on? Ja see, et sa ütled, Euroopa vajab strateegilist Zeitenwendet. See on väga tore, et sa oled tark inimene ja oskad kasutada väljamaa keelt. Zeitenwende. Ma võin ka Zeitgeist. No, vähemalt ta ütleb Zeitgeist, eks ole, ta ütleb Zeitenwende, mis on sama sõnafraas, näitab, et inimene on palju lugenud ja nii edasi, aga näitab ka seda, et talle meeldib keerulisi sõnu kasutada. Ja see on siuke, ma olen väga tark partei ühesõnaga. Aga samas, kui sa mõtled sinna, lähed sügavalt sisse, siis sa ei leia tegelikult nagu ühtegi suuremat ideed ega midagi ei tule sealt. Ma tuginen praegu lihtsalt nende Wikipediale, sellepärast, et ma lugesin eile õhtul, kuna ma ei teadnud mitte midagi, nende kodulehte, ma ei saanud mitte midagi aru, sellepärast, et seal oli väga palju sõnu. Ja nad 2018 aastal nähtavasti, seda ütleb mulle Wikipedia, leidsid 5+1 fundamentaalset challenge'it, mis on kõige olulisemad. Esiteks, targa riigi loomine ehk avalike teenuste digitaliseerimine, siis teiseks majanduslik renessanss ehk siis segu ringmajandusest, rohelisest ja sinisest majandusmudelist. Ma isegi ei küsi, sinimajandus on see, et mered peab säästavalt majandama. Ma eeldasin. Siis sotsiaalne võrdsus ehk siis inimõigused, võrdsed võimalused, sooline võrdõiguslikkus ja kultuuriliste erinevuste tolereerimine. Siis globaalne balanss ehk jätkusuutlikud ja säilenõtked poliitikad põllumajanduses ja kaubanduses, kliimamuutustega tegelemine, kõik muu sarnane. Siis kodanike võimestamine ehk kõik igasugused osalusdemokraatiad, sellised asjad ja siis Euroopa reform ehk föderaliseerumine. Need on kõik iseenesest, need on toredad mõtted ja tõesti need on probleemid ja need on asjad, mida on vaja lahendada. Aga esiteks, kus on see konkreetne nagu plaan, sellest ma lõpuni ei saanud aru. Ja teine asi on see, et need on kõik sellised, vaata, targad inimesed, tarkade inimeste targad mõtted. Mul oli hiljuti koos
üks mu sõber, kes ei tea väga palju energiavaldkonnast, küsis mult mingisuguseid asju seoses energiaga, et miks mingeid asju tehakse. Ja olime jutumisi koos sõbraga, kes teab ka energiavaldkonnast väga palju. Ja ta selgitas ja siis mina sain võtta endale selle rolli, et ma tõlkisin ta juttu arusaadavaks. Näiteks mu sõber selgitas, et näiteks tuuleenergia ei ole hästi juhitav võimsus. Ja siis, kuna ma nägin seda kergelt nagu kulmu kekkimist, siis ma selgitasin, et see tähendab seda, et tuul ei puhu alati siis, kui sul vaja on ja sa ei saa tuult puhuma panna. Et vaata, mõnikord on see, et eksperdid kipuvad rääkima nagu oma terminoloogias, seepärast nad teavad kõike ja unustavad ära selle, et inimesed ei tea samu asju, mida nemad teavad. Et sa võid rääkida sellest, et olulised on targad teenused ja kõik muu sarnane asi, aga miks selle põhjendamine on keeruline ja okei, targad teenused küll, aga ma ei tea, mida sa siis teed, kui ärimees tuleb su juurde ja pakub kahtlast tehingut või mida sa teed siis, kas sa valid inimesed või kas sa tahad eelarvet kärpida, kes sa oled, mis su identiteet on, mis su ideoloogia on, kuhu suunas sa tahad, missugust maailma sa tahad luua. Et sa tahad föderaliseerunud Euroopat ja turvalisemat, õiglasemat ühiskonda, aga kuidas, mille jaoks? Selles mõttes, et missugust võrdset ühiskonda? Ma saan su pointist aru, aga mis vahet seal on, kui see on mingi suvaline fringe piraadipartei? Sellega liitub endine Eesti president ja minu jaoks on see küsimus võib-olla on see, et ma ei tea, miks ta seda teeb. Kas see on asi, mida ta teeb kuskil kauges Euroopas või tal on mõte panna selle erakonna sõsar mingisugune partei Eestis näiteks ka püsti. Sest et üldiselt nad väidavad, et nad on nagu üle-euroopaline liikumine, mis erinevates riikides on kõik igal pool on Bolt. Minu arust on huvitav näha selles mõttes, et me nägime, kuidas Eesti 200 ka nagu timmis paika seda enda asja, et siis minu meelest saab põnev olema. Europarlamendi valimised on väga-väga kaugel. Nii et tegelikult meil on nagu 3 aastat aega vaadata, mis sellest vormub, et selles mõttes see on ju ainult põnev. On. Et vaevalt Toomas Hendrik Ilves pärast president olemist läheb Europarlamenti kandideerima, aga ta võib. Meil on nagu, siin on 3 aastat on aega, me ei tea. Mina toon sinuni... Ma lihtsalt tahan öelda seda, et armas kuulaja, et aitame ikkagi selles mõttes Toomas Hendriku välja, et kui te elate näiteks Stanfordis, kus minu teada Ilves praegu töötab, siis viige talle ikkagi see pitsa ära. Et ta väga tahab seda, ta väga ootab. Ma arvan, väga piinlik on vaata see olukord, kus tegid vale liigutuse ja nüüd on ju piinlik öelda, et kurat, ma tegelikult tahtsin seda... Süüa ei saa ka. Jah, mafioso pitsat tahtsin. Vabandust, ma sõnastan selle. Tegelikult ju seda diavola pitsat tahtsin. Et väike margarita. Paide pitsa. Jah. Mingid Türi ja Paide on neil ka. Pitsakioskis. Kuule, mulle saadeti üks pilt. See ei ole isegi uudis, sa ei ole seda näinud, mulle saadeti üks pilt, mis on pilt Isamaa üles pandud reklaamplakatist. Ja selle reklaamplakati peal on QR-kood, kus on kirjas tule meiega, kus saab ilmselt erakonnaga liituda. Ja selle reklaamplakati peal on kirjas tekst, et unenäod täituksid, tuleb ärgata. Kui on tahe, on ka tee selle teostamiseks. Oota, mida? Et unenäod täituksid, tuleb ärgata. Aga mul on teooria, kust siuke slogan tuleb. See slogan tuleb ChatGPT-st, kes ei mõista seda, et ta tõlgib otse eesti keelde ja ei mõista seda, et dream on kahetähenduslik sõna. Ja... Minul on teooria, et keegi lihtsalt tegi millegi tõttu toortõlke ilma ChatGPT-ta. Aga see võib olla ka nagu see, et make your dreams come true, aga seda on lihtsalt hästi koomiline näha Isamaa välja trükitud plakati peal, sest kuidas sa oled inimene, kes tegeleb reklaami tegemise, see on ju inimene, kelle töö on kirjutada ilusat puhast teksti. Ma eeldan, see võib olla ka mingi koosolek, kus nad on koos istunud, aga ikkagi teie olete ju aastaid neid dokumente kirjutanud ja vormistanud ja seadnud sõnu ritta, et teie valijad oleks teie poolel ja rõõmsad ja siis sa kirjutad, et unenäod täituksid, tuleb ärgata.
kahe otsaga probleem. Esiteks dreams on unenägu ja unistus ja teiseks nad kutsuvad üles wokeismile ka. See on woke ka. Ja, woke, jah. Ärka üles, get woke. Aga ühesõnaga, et mida Isamaa öelda tahab, on see, et ma pean siis, et see, mida ma pean tegema, on siis see, et ma pean endal riided maha kiskuma ja seisma kõikide oma sõppade ees ja see on piinlik, sest ma unustasin püksid jalga panna. Et unenäud täituksid. Jah, ma tegelikult ma ei näe unenägusid, ma ei tea, kas ma... Sa oled maininud minule seda eraviisiliselt, ma tean seda. Lühidalt kuulajale, siis võib-olla tal on huvitav. See on väga huvitav. Ma ei näe unenägusid, ma ei näe pilte, mul puudub visuaalne kujutusvõimes, ma olen apantaasia on mul. Ja see on nii veider. Kui ma ütlen punane pall, siis sinu aju ei tee mitte midagi. Ei, ma mõtlen ikka, ma saan punase palliga opereerida, ma tean, mis asi on punane pall, ma oman seda mõistet, aga ma ei näe mingit pilti. Mitte kunagi, ever. Jah, no näed, siis see reklaam ei ole sulle. Ei. Aga et unenäod täituksid, tuleb ärgata. Get woke. Get woke ja toortõlg, lihtsalt nagu nii rets toortõlge, et see häirib mind nii palju, et ma pidin sellest rääkima. Ma ei tea, kus see plakat on, ma ei tea mitte midagi sellest, ma näen, et see on mingi paneelmaja, tähendab telliskivimaja ees. Ma ei tea, kus see plakat on, aga ma tean seda, et tavaliselt tehakse, kui reiting on kõrge, siis tehaksegi sellised kampaaniad, vahepeal Kaja Kallas tegi ka, sinus on oravat, vaata see reklaam oli enne valimisi üli hea muidugi saada inimesed liituma ka, et siis nad näevad rohkem vaeva, aitavad kaasa, aga sellise kopiga Isamaa valija. See sinus on oravat, see trigerdab mind vaata, sest mu nimi on Belkin, see tuleb sõnast Belka, mis on orav. Ja sa oled punapea. Ja, olen. Ja, mul on üks mu väikeseid unistusi Eesti Ekspressis on see, et Ekspressis on Anna teile orav ja ma hullult tahaks teha mingisuguse naljakama loo, kus meil on orav ja vene orav, poliittiim orav ja vene orav. Igatahes jah, mind see alati lõbustab ja tekitab kerge. Mul kunagi oli tunne, kurat, et noorena vaata, ma valisin parteisid ja ma korra isegi mõtlesin ka Reformierakonna peale. Ma mõtlesin kunagi, et ma hakkan noor parteilaseks vaata, sest et mind poliitika huvitas, ma ei jõudnud selleni kunagi. Ühegi noortekogu ei ole kunagi liitunud, aga ma mõtlesin, et kurat, et kas see on mingi predestinatsiooni teema. Et sul on nagu, et su perekonna nimi on Mölder ja siis sa oled Mölder. Jah, lähen Veskisse. Jah. Veskimees on väsinud. Palju laule täna sul? Palju laule? Jaa, mul on hea tuju. Väga meeldib. Sorry, ma natuke domineerin sind täna siin podcastis. Ma rääksin oma Keila uudise ära ja see on minu jaoks ainus oluline asi. Sest ülejäänud on siuke veider igav nokkimine praegu uudistes minu meelest. Sest tead miks või? Sest valitsus valitseb ilma koalitsiooni leppeta. Sellepärast meil ei ole päris uudiseid, sest me ei tea, mida nad teha tahavad, mida nad käivad iga nädal pressikonverentsil rääkimas asjadest, mida nad teevad, aga praegune valitsus valitseb ilma koalitsiooni leppeta. Milleks meile vaja seda võimuleppe maja, selle kirjutame maha, lähme valitsema. See on väga oluline asi. See on väga oluline, et see on täiesti ebanormaalne asi, mida teha, et sa lihtsalt ütled, et me lepime kokku, et me nüüd hakkame valitsema. Sa oled alla kirjutanud mingile väiksele tükile dokumendile, kus sa ütled, et eks me midagi teeme. Ja me hakkame alles kokku leppima. How the fuck me oleme lubanud sellel nagu juhtuda ja nüüd nad nagu paar kuud ei ütle meile, mis nende tegelik eesmärk on. Nende eesmärk on siiani hetkel nagu võimu hoida. Mis on loogiliselt nagu ongi koalitsiooni point on ju, aga... Võibolla üks põhjuseid, miks ma laulan niimoodi alateadlikult on muidugi see, et meil on 1. mai nädal, Volber oli. Volber on teatavasti ka tudengite seas väga siuke populaarne asi. Ja ma tahan sulle paljastada tegelikult skandaali. Noorus on hukas. Sellepärast, et Tartu Postimehes on pilt, vaata, Tartus on niimoodi, et alati korporandid lähevad siis linnapea juurde ja siis mõlemad joovad õlut. Ühesõnaga õlle joomine on üleüldiselt mingi teema. Peaminister peab ka õlut jooma. Ühesõnaga hästi palju peab õlut jooma kogu aeg. Korporandi põhitöö on laulda laule ja Postimees, Tartu Postimees, siin on pealkiri, pildi allkiri. Raekoja ees kujunes õlle võistujoomine tasavägiseks, kuid linnapea Urmas Klaas sai siiski sellega pisut kiiremini hakkama.
kui see korporandi esindaja. Mida viina? Millega me tegeleme praegu? Korporant ei suuda õlut juua ka või? Aga Urmas Klaas on ju aastaid olnud Tartu linnapead ja iga aasta saab võidu mõõtu võtta. Ta on professionaalne praeguseks. See on tegelikult... See on minu teooria. Jaa, see on võib-olla nagu see issand. Et tegelikult korporandid, kui nad tahavad võita, nad peaksid ka Tartus valima nii, et ei ole Urmas Klaas enam linnapea. Jaa, wow, see oli nii stealthy praegu, siuke poliittajupesu seal. Aga see oli väga nice, väga kena. Ja... KOV valimised tulevad. Okei, räägi. Ja, see on veits siuke nagu mingi rocki filmid või mingi action filmid, vaata need tänapäevased järjed, kus sul ongi tegelikult see, et ta on nagu veteran ja sa alahindad võib-olla teda, mõtled, et ta on mingisugune poliitik ja nii edasi, aga tegelikult at his core ta ongi treeninud kõik need ajad, ta on ikka toonuses. Aga kaua, ta on ülikaua valitsenud ju Tartu linna? Pärast Ansipit, jah. Kui Ansip läks ära, siis minu arust ongi Klaas ju olnud kogu aeg. Vist ongi nii? 2014. No see on üle 11 aastat. Urmas Kruuse oli 2007 kuni 14. Õige, vabandust. Ja enne seda oli korraks Laine Jänes. Oli 2004 kuni 7 oli. Okei, ma valetasin täielikult selle Ansipi asjaga. Aga 2014 on ikkagi 11 aastat. See on sama kaua, kui ma olen ajakirjandus olnud. Väga oluline aasta mulle. Tudengid käisid joomas, praegu tehakse ju riigieksameid ka, kõik iganes, kui meil on mõned noored kuulajad ka, minu mõelest seal tere noored kuulajad. Mõned asjad näitavad statistikat ka. Tervitus kaaslapsed. Tervitus. Me oleme ka. Meie ka cool. Me teame ka seda TikToki. Äkkame iga hommikul üles ja peseme oma hambaid pudeli jaaguga. Kusjuures väga põnev, Kesha on tagasi, ma kirjutan sellest Müürilehes, mis kohe tuleb välja, leidke Müürileht, võtke see kuskilt tasuta kaasa, sest tiraaž on 5000, aga palju neid päriselt loetakse, ma tellin koju ka. Kirjutan Eurovisioonist, Recession popist ja sellest inspireerivast popist ja miks ei tööta. Väga põnev lugu on, lugege Müürilehte, Keshast räägin ka. Põgusalt. Aga ja nooremale kuulajale siis selgituseks, räägime popartistist Kesha. Keshal oli kunagi lugu nimega TikTok, see oli siis, kui mina ja Ain olime noored ja see algas lüürikaga Wake up in the morning feeling like P. Diddy, mis on hästi probleemne. Ta otsis pärast siis seda, kui Diddy skandaalid tulid avalikuks, otsis uut, proovis erinevaid asju ja kui me ei eksi, siis ta praegu laividel laulab. Fuck P. Diddy laulab lihtsalt minu arust. Ja, feeling fuck P. Diddy. Mulle kõige rohkem meeldis see, et kui ta vahepeal laulis Feeling just like myself, mis oli kuidagi eriti nunnu. Ta teeb uue albumi välja, kohe paneb uue albumi välja, tal on T-Painiga üks lugu juba väljas, et ta tegeleb, tal on räige comeback tulemas. Kõigest sellest natuke Müürilehes. Väga vinge. Ma nagu legitiimselt ootan. Ma kohe räägin ka muusikast, asjast, mida mina ootan ja millest mina kavatsen kirjutada. Ma olen Siim Nestorile areenis umbes 6 aega rääkinud, et ma väga tahan kirjutada sellele tollel kuupäeval areeni nädalalbumi. Mina ootan Arcade Fire'i uut albumit, mis tuleb välja järgmisel reedel ja see on huvitav. See on väga mitut pidi huvitav. Muuhulgas sellepärast, et Arcade Fire on ansambel, kus selle liidri Win Butleri osas tal oli päris tõsine seksuaalse ahistamise skandaal mitu liikumise ajal, aga seal oli, temaga ei juhtunud midagi ja see oli Montreali, nad on Kanada bänd, Quebecist pärit Montrealist ja see mõjutas sealset kogukonda hästi palju, aga samal ajal see oli natuke teistsugune skandaal, just nimelt sellepärast, et ta käitus halvasti ja valesti, aga väga mitu ta süüdistajad ütlesid, et see on väga ebatõenäoline, et ta ise aru sai sellest, et tegelikult konsenti ei olnud. Ja ta vabandas, aga on ebaselge, kui tõsine see oli. Ja ta võttis omaks ja nii edasi. Aga see uus album, see on esimene pärast seda. Mind huvitab, kas seal on mingeid neid noote ka.
ja mul on tunne, et see album on hästi tugev, et see, et seal on keskel on üks paar, tema ja ta abikaasa, nad on hästi pikalt koos, partnerid, ja see on nende kahe album. Ühesõnaga, anyways, kõigest sellest ma kirjutan. Kirjuta ära lihtsalt. Sorry, ma jäin. Ära räägi ette. Ma tahan rääkida ühest uudisest ka veel. No kiirelt, sa pead ise ära minema. Ma pean rääkima sellest, et vaata, kunagi me rääkisime kogu aeg Mart Võrklaevast, no. Nüüd meil on Terras on uus Mart Võrklaev. Ja saad sa aru, Hendrik Terras, ta üritab nii tõsine olla ja see näeb nii naljakas välja, kui ta üritab tõsine olla. See on tõsi. Ma tõesti, põllumajandusminister, maaelu, regionaal- ja põllumajandusminister käis esimeses stuudios. Pealkiri. Ootan. Terras, kui piirid lähevad kinni, saab meil kanaliha 46 päevaga otsa. Noh, see on hea, aga see on nii tõsine, see on... Ta üritab nii väga olla tõsine põllumajandusminister. Miks me piiri kinni... Miks me räägime sellest? Kui piir kinni läheb, meil on nagu suurem... Kui me räägime kanadest, siis seal on kõige kriitilisem see, et meie tibud tulevad välismaa. Nad tulevad Taanist ja mujalt, ehk siin on küsimus, kuidas oleks võimalik Eestist ka seda tibude kasvatamist arendada. Seal meil arutelud praegu käivad, et seda riiklikult toetada. 46 päevaga saab meil kanaliha otsa juhul, kui meil piirid lähevad kinni. See on üks suur võimelünk, mille peale peame mõtlema. Ta tegeleb ka riigikaitsega, ta mõtleb kanadest. See on okei. Ta peab ka mõtlema. Aga siin on see kognitiivne dissonants, et see mõjub, need on päris asjad, see on päriselt oluline probleem. Aga kuna seda räägib Hendrik Terras, siis see mõjub natuke naljakat. See mõjub väga niimoodi, et ta on väga püüdlikult endale jutupunktid pähe õppinud. Ja siis ta räägib tibude. Ma tean ka, mul on I am something of a põllumajandusexpert myself. Tibud. Tibud saavad meil otsa. Ja mis sai veel otsa, on see osa podcasti, nii et ainvaida.ee, tulge showle. Ainvaida.ee. Vabandust. Ma ütlen ära. Okei, ütle ära siis. 10 eurot on pilet sooduskoodiga Secret List. Ja tule showle. 10 eurot. Tore koht, lahe show. Nüüd võid laulda, kui tahad. Ainvaida.ee, head huumorit ta teeb. Väga armas karakterbaar Tatari 64.2 ootab teid mingitel päevadel, mingitel kellaaegadel. Esmaspäevas reedeni kindlasti, aega, et laupäeviti, tulge kohale, väga lõbus on. Tõesti, ma ise olen ka päris palju käinud viimasel ajal, ikka väga tore on. Väga armas. Aitäh, et kuulasite. Aitäh teile. See on su varik. On küll su varik. Tšau.